Nüüd vaata seda, vend. Kuule, mees. Üks nokk. Nüüd vaata seda. Oi, kuule mees. Kas tapsid ära või vend? Oi vend, nüüd või vend? Iraan tulistas raketi Türgi pihta, mis on NATO liige ja üks Euroopa suurimaid sõjavägesid. Türgi keeldus avalikult USA-l oma õhuruumi Iraani rünnakuks kasutada, kuid sellest hoolimata see juhtus. Iraan ründas neid, nüüd arutatakse NATO 5. artiklit. Siin on üksikasjad. See on erakorraline uudis. Türgi kaitseministeerium teatas, et Iraani ballistiline rakett tulistati nende suunas ja NATO õhutõrje tulistas selle alla. Raketi killud langesid Lõuna-Türgisse. See on oluline areng ja esmakordne juhtum, kus selline riik nagu Türgi on jäänud Iraani ballistilise raketi tule alla. See toimub ajal, mil israellased jätkavad rünnakuid raketi stardipositsioonidele. Rakett lasti välja Iraanist, lendas üle Iraagi ja Süüria ning hävitati enne Türgi territooriumi tabamist, kuid rusud langesid Türki. Hullumeelne on see, et Türgi ei osale sõjas. Tegelikult on Türgi toetanud Iraani nii palju kui võimalik. Nad keelasid selgesõnaliselt USA-l kasutada Türgi õhuruumi ja USA baasi Türgis, olles ise parimal juhul neutraalsed. Seejärel ründas Iraan neid. Loogiliselt mõeldes teab igaüks, et ei maksa provotseerida NATO liiget, kel on üks Euroopas suurimaid armeesid. Seda teavad ka Venemaa ja Putin. Sellepärast on Putin alati ettevaatlik, kui ta viib läbi oma õppusi droonidega NATO territooriumil. Ta väidab alati, et see on eksitus. Aga Iraanis loogika eriti ei toimi. Keegi loogilise mõtlemisega inimene ei juhi tegelikult Iraani. See on osa Hamenei plaanist, mis loodi pärast 12 päevast sõda ja pidi käivituma vaid tema tapmise korral. Arvan, et Hamenei ei hoolinud, mis Iraaniga pärast tema surma juhtub. Minu jaoks tähendab see plaan, et kui mind pole, las kogu piirkond koos Iraaniga põleb. Praegused Iraani juhid lihtsalt ei julge sellest plaanist loobuda, kuigi see viib Iraani katastroofilisele teele. Mida see siis NATO jaoks tähendab? NATO peasekretär tegi hiljuti avalduse Iraani sündmuste kohta. Kuulake. Kõigepealt tahan öelda, et minu mõtted on nende teenistujatega, Ameerika Ühendriikide teenistujatega, kes viimastel päevadel on toonud kõige suurema ohvri. Ja lubage mul öelda, et ülemjuhataja, vaba maailma juht, president Donald J. Trump, ma tõesti tunnustan seda, mis siin toimub. Khamenei Iraani tuumavõimekuse ja ballistiliste rakettide programmi kõrvaldamine on väga oluline. Ja mida ma Euroopas näen, ma rääkisin nädalavahetusel kõigi peamiste Euroopa liidritega, on see, et toetus on laialdane presidendi tegevusele ning samuti tagatakse, et logistika, ligipääsu ja Ameerika Ühendriikide võtmehuvide kaitsmise osas Euroopas ja piirkonnas astuvad eurooplased tõesti samme. Ta avaldas avalikult toetust USA operatsioonidele, kuid ütles, et NATOl ei ole plaanis sekkuda, kuigi üksikud liitlased aitavad, kus saavad. Lisaks kõigele sellele oli üks esimesi kõnesid, mille USA tegi pärast operatsiooni eepiline raev alustamist NATOle koos Lähis-Ida ja liitlastega. USA hoiab NATOt kursis. Mis Türgis juhtus ja kas see käivitab artikli 5? Uurime, kuidas artikkel 5 toimib. Automaatsed käivitajad pole, isegi NATO liikme ründamisel ei käivitu artikkel 5 automaatselt. Rünnatud riik kutsub kokku kohtumise ja sellel kohtumisel peavad kõik liikmed hääletama jah, et artikkel 5 käivituks, mis tähendab, et kõik 32 liiget peavad nõustuma. Kuna rakett ei tabanud Türgi territooriumi, vaid sinna langesid vaid rusud, pole tõenäoline, et artikkel 5 käivituks. Tuleb meeles pidada, et artikkel 5 käivitati vaid kord pärast 11. septembrit. Kuigi see juhtum ei anna alust artikli 5 käivitamiseks, on mul tunne, et Iraan teeb nii palju vigu, et nad võivad kogemata tuua NATO sellesse sõtta, rünnates mõnda NATO riiki. Nagu te võite arvata, Türgi ei ole selle suhtes vait. Türgi välisminister läks otse-eetris televisiooni ja pani Iraani narriks. Ta ütles sisuliselt, et Iraanile meeldib ähvardada, aga neil puudub võime neid ähvardusi ellu viia. Lihtsalt öeldes, Iraanile meeldib suud pruukida, aga nad ei suuda midagi ellu viia ja sellepärast maksavadki nad nüüd selle eest hinda. Enne kui selle klipi juurde läheme, tuletan kiiresti meelde, et vajutage allpool tellimise ja meeldimise nuppu, sest see aitab meid algoritmis tohutult. Ja lisaks sellele aitab see teil meie videotega kursis olla, sest oleme kuulnud ja näinud kommentaare inimestelt, kes ütlevad, et nad ei näe meie videoid, kuna YouTube ei näita neid neile.
nii et kui te tellite, siis loodetavasti näitab YouTube teile kõiki meie videoid. Nüüd vaatame seda klippi. Türgi rakett. Kui sa pole oma kodutööd teinud ega oma võimekust arendanud, kui sa pole isegi Iisraeli ja Ameerika tasemel, siis ei peaks sa selliste asjadega tegelema. See on tähtis küsimus. Kui riik valmistub selliseks võitluseks, peab ta olema laitmatus seisus. Lisaks peab riik olema väga tõhus õhutõrjesüsteemide, radarisüsteemide ja elektrooniliste segamissüsteemide osas, et ta suudaks oma õhuruumi kaitsta. Oletame, et teie juhtkond või teised on kusagil. Nad on telefone häkkinud ja need üles leidnud. See on võimekus. Aga selleks, et neid õhust tabada, peate suutma nende õhuruumi siseneda, seal pikalt viibida ja nii edasi. Need on ilmselged õppetunnid, mida me õpime. Ma ei ole siin, et hinnata, kas nad seda tegid. On Türgi esimene kord, näete. Iraani suur probleem on selle juhtkond, mitte ainult praegu, vaid alati. Islami vabariigi võimule tulekust alates pole juhtkond tegutsenud geopoliitika ja strateegia alusel. Seda selgitas välisminister Marco Rubio paar päeva tagasi väga hästi. Ta toob välja, et režiimi juhivad radikaalsed vaimulikud, kes teevad otsuseid apokalüptilise teoloogia põhjal. Seetõttu näeme praegu toimuvat. Iraan üritab kogu piirkonda leekidesse paisata. See ei õnnestu neil, aga kujutage ette, kui selline riik, kes on valmis ründama oma naabreid, kes pole isegi seotud, riik, kes on valmis ründama teisi riike, kes tegelikult püüavad Iraani aidata. Nüüd kujutage ette, kui sellisel riigil oleks tuumarelvad või kujutage ette, kui sellisel riigil oleks ballistilised raketid, mis ulatuksid Ameerika Ühendriikideni. Nad tulistaksid need kohe välja. Ja just sellepärast ongi nii oluline teha seda, mida USA sõjavägi praegu teeb. Kuid siiski, siin on avaldus, mille tegi Marco Rubio. See toimub Iraanis hoolimata sanktsioonidest. Mõelge, mis kahju nad võiksid teha aasta või pooleteise pärast. See on liiga suur risk, eriti kui võimul on radikaalsed vaimulikud. Ajatollah oli radikaalne vaimulik. Kogu režiimi juhivad radikaalsed vaimulikud, kes ei tee geopoliitilisi otsuseid. Nad teevad otsuseid apokalüptilise, teoloogilise vaate põhjal, mida tuleb tõsiselt võtta. See oligi selle operatsiooni eesmärk, milles kogu asi seisneb. Samas lahinguväljal põrub täiega Iraani varustus. Alles tulistas Iisraeli F-35 alla Iraani hävitaja. F-35D ehitatakse Ameerika Ühendriikides, kuid see juhtum on ajalooline, sest esmakordselt osales F-35 õhk-õhk-lahingus ja tulistas teise lennuki alla. See on siis esimene kinnitatud tabamus. Selle põhjuseks on üsna lihtne asjaolu. F-35 on suhteliselt uus lennuk, nii et see pole veel eriti paljudes õhulahingutes osalenud. Kui F-35 siseneb Iraani õhuruumi, ei suuda Venemaa ega Hiina radarid seda tuvastada. Ükski Iraani hävitaja polnud varem seda peatada üritanud ega olnud tabamusi, kuid täna see muutus. Järgmisena liigume teooria juurde. Ma arvan, et mõned võrdlevad seda sõda teiste USA poolt nii-öelda kaotatud sõdadega, kuid siin on oluline erinevus. Iraanil pole sõpru. Ja see on midagi, mida peame tulevikus eraldi videos käsitlema. Aga kui Iraan palus abi Venemaalt, siis sisuliselt sai ta vastuseks, hei, uus telefon, kes see on? Keegi ei reageerinud nende abipalvele ning ka Hiina ei taha Iraani aidata. Seega ei saa Iraan oma varustust asendada. Meil pole võimalust saada rohkem relvi, mida USA iga päev hävitab. Seda kiputakse unustama. Professor Victor Davis Hansen selgitab. Kuulake. Neil on piiratud arv rakette, droone ja lennukeid, mida kulutatakse, iga päev hävitatakse ega täiendata. Iraani pole võimalik siseneda. Sa ei saa Iraani lennata, et neile rohkem relvi anda. Nii et neil on piiratud varud, samal ajal kui nende vaenlastel ei ole. See on väga oluline ja mis veelgi tähtsam, sõja nende kasuks lõpetaks midagi sellist nagu Iraagi sõda või Afganistani sõda. Teisisõnu, nad peaksid tapma sadu või tuhandeid ameeriklasi või iisraellasi, et tekitada avalikkuses nii suur vastureaktsioon, mis sunniks juhtkonda taanduma.
või peaksid nad saavutama vapustavaid strateegilisi võite? Võib-olla õhkida rajatised otse Hormuzi väina ümbruses ja kuidagi see blokeerida. Õhkida mõned laevad, muuta võimatuks 20% maailma fossiilkütuste väljavedu. See ei tundu võimalik, neil ei paista olevat selleks vajalikke ressursse. Iga päev, nagu mainisin, vähenevad relvade ja juhtide varud ning neid pole võimalik täiendada. Seepärast me Vietnamis kaotasimegi. Hiina ja Venemaa valitsused varustasid kas üle piiri või Haifongi sadamas. Me ei võitnud Afganistanis, sest Pakistaniga oli piir lahti. Meil tekkisid probleemid Iraagis, sest Süüria saatis sinna relvi, kuid see olukord on erinev. Me suudame õhuväega kontrollida Iraani sisenemist ja väljumist ning oleme seda hästi teinud. Tahan professor Hansenit parandada. Ta väitis, et Iraanil hakkavad juhid otsa saama. See väide on veidi problemaatiline, sest Iraani kaitseminister käis just riigi televisioonis ja kiitles, et igal ametikohal Iraanis on 4 järglast. See tähendab, et kui USA tapab 1, kas 3 on valmis tema kohta täitma. See ei tundu mulle kiitlemisena, kuid Iraani jaoks on see suur võit. Nad väidavad, et nad võidavad sõja, sest USA ei suuda asendada Iraani režiimi juhte. Kuulake. Vastase arvutusviga seisnes selles, et nad eeldasid, et kui, näiteks selle teise kurnamissõja esimesel tunnil, esimesel päeval, pärast 12 päevast sõda, kui meie kallis imaam, viidates islami revolutsiooni juhile, oleks tapetud märtrina, siis kõik kukuks kokku ja me kaotaksime juhtimise, liidrirolli ja kaitsevõime järjepidevuse. Aga me nägime, et see oli vastupidi võrreldes 12-päevase sõjaga. Kuigi teise kurnamissõja algusest polnud meie kallis juht enam füüsiliselt kohal. Tänu tema varasematele meetmetele. Relvajõudude komandöridele oli juba kehtestatud kuni 3-astmeline järglussüsteem. Iga komandöri järglane oli varem määratud. Nad olid saanud kogemusi ja praktilist väljaõpet ning juba tegevväljal. Teisest küljest on süsteemid, mis on loodud Iraani Islamivabariigi relvajõududes Imam Khamenei juhtimisel. Iga üksuse, väe, relvajõudude haru ja komandori planeerimine toimub selle järgi. Ka märtri või teenistusest lahkuja järglased integreeritakse kiiresti ja sujuvalt. Nüüd on teil üks Iraani eripära, millest peame rääkima, ja see on valed. Nad on valesid väiteid levitanud juba esimesest päevast peale. Õnneks lükkab USA keskväejuhatus kõik need väited ümber. Alles hiljuti väitis Iraan, et USA väed taanduvad. Nad uputasid 1 Ameerika laeva. See on positiivne suund, sest eile väitsid nad, et hävitasid Ameerika laeva. Nüüd on see lihtsalt hävitaja, aga nad väidavad ka, et hävitasid U-Crafti ja tapsid 100 ameeriklast. Need väited on valed. Kui küsite tõendeid, esitavad nad tehisintellektiga seotud pilte ja videoid, mida ma teile kohe näitan. Tegelikult laiendavad USA väed rünnakuid sügavamale Iraani õhuruumi. USA uputas üle 20 Iraani laeva, kuid tegelikult pole neid enam Omaani lahes, Hormuzi väinas ega Araabia lahes. Iraani droonide ja rakettide väljalaskmised on viimase 4 päevaga märkimisväärselt vähenenud. Iraan tõenäoliselt ei võida seda, kuid tehisintellekti sisu seal on siiski taas levimas. Kiire lühivideo Iraani tehisintellekti väljamõeldistest. Vaadake seda. Muide, see ei ole tõsi. Eelmisel aastal postitasid ainult Iraani kontod tehisintellektiga loodud videoid, milles väideti, et nad uputasid USS Abraham Lincolni. Aga nüüd teeb isegi Iraani revolutsiooniline kaardivägi sama jama. Iraani revolutsiooniline kaardivägi väitis ametlikult, et nad tabasid USA laeva Abraham Lincoln 4 ballistilise raketiga. Ekraanil olev video on ainus tõend, mida nad on esitanud, ja see on täiesti rumal. Kas keegi võiks neile seda selgitada? Erinevalt ülemjuhi punkrist on see 100 000 tonnine tuumajõul liikuv sõjaline kindlus ja üks planeedi paremini kaitstud laevu. Seda saadab alati täiemahuline lennukikandja lahingugrupp koos hävitajate, allveelaevade ja raketiristlejatega.
tegelikult oli eelmise aasta tehisintellekti propaganda mõnevõrra parem kui see, mida nad praegu postitavad. Isegi kõigi tänapäevaste tööriistadega on see parim, millega nad suutsid välja tulla. Pole ime, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi laguneb.